Kas ma räägin tõtt enesele, teistele, kõigile või valetan? Räägin endale tõtt endast, tundub ainus viis edasi liikuda. Räägin endale tõtt sinust ja ma ei pettu sus kunagi. Räägin ka sinule tõtt endast, kõik põhjused petta sind kaovad. Räägin sinule tõtt sinust endast, rohkem ei peida end sinu ees. Ja kui on vähegi julgeid, räägin kõigile tõtt kõigist, oska vaid küsida. Nüüd me oleme tulnud siia, et rääkida tõtt ja ainult tõtt. Ja me keegi ei pea kartma selle pärast, mis me siin täna räägime. See on koht, kus me peame siit ära minnes teadma, et me oleme olnud ausad. Nõuame inimkeskse haridussüsteemi loomist ja selleks kõigi teiepoolsete meetmete rakendamist. Eesti praegune olukord. Koolisüsteemi sisestatakse terve laps, kuid kaitsejõudude peastaabi andmetel tuleb sealt üle poolte välja invaliidina, kaitseväe kõlbmatuna. Inimkeskse haridussüsteemi nõrkus ohustab juba Eesti julgeolekut. Nõuame inimkeskse meditsiinisüsteemi loomist ja selleks kõigi teiepoolsete meetmete rakendamist. Eesti praegune olukord. Inimeste tervena elatud aastate arv pidevalt väheneb. Levib narkomaania, alkoholism, püsivalt haigete arv on jõudnud sinnamaale, et seab kahtluse alla riigi juhtimisvõime ja arusaamisvõime. See, mis toimub, ohustab juba Eesti julgeolekut. Nõuame põhiseaduskeskse riigi viivitamatut taastamist ja selleks kõigi teiepoolsete meetmete rakendamist. Eesti praegune olukord. Pooled kodanikud ei käigi valimas, aga demokraatia pidavat olema enamuse võim vähemuse üle. Tuleb välja, et selle demokraatliku printsiibi alusel on paljud inimesed otsustusprotsessist kõrvale jäetud. Põhiseadusliku korra mittejärgimine ohustab Eesti julgeolekut. Nõuame põhiseadusliku vastutuse viivitamatut kehtestamist ja selleks kõigi teiepoolsete meetmete rakendamist. Eesti praegune olukord. Põhiseadusliku korra rikkumine on muutunud riigiametnike seas igapäevaseks. Selle lõpetamiseks puuduvad karistusseadustikus meetmed. Samas aga kodanikul kui kõrgeima põhiseadusliku võimu kandjal on keelatud algatada vastavaid muutusi. Selle olukorra jätkumine ohustab Eesti julgeolekut. Nõuame hirmupropaganda ja vastava manipuleerimise viivitamatut lõpetamist ja selleks kõigi teiepoolsete meetmete rakendamist. Eesti praegune olukord. Riigi kontrolli all olev meedia keskendub liialt sõjapropagandale, hirmu õhkkonna loomisele ja vaenlase otsingule. Ühiskonna lõhestatus ohustab juba Eesti julgeolekut. Nõuame ÜRO ettevaatusprintsiibi ja kolonialismi tõkestamise konventsioonide viivitamatut järgimist ja selleks kõigi teiepoolsete meetmete rakendamist. Eesti praegune olukord. ÜRO ettevaatusprintsiibi kohaselt ei tohi kasutusele võtta tehnoloogiaid, mis võivad tekitada ohtu inimesele ja loodusele. Seda ettevaatusprintsiipi on eiratud tuuleparkide rajamisel ja tuumaenergia planeerimisel.
rikutud on kolonialismi tõkestamise konventsiooni põhimõtteid. See ohustab Eesti julgeolekut. Nõuame orjandusliku korra lõpetamist ja selleks kõigi teiepoolsete meetmete rakendamist. Eesti praegune olukord. Enamuselt meie kodanikuühendustest on harjutud välja nõudma Århusi lepetest tuleneva kaasamiskonventsiooni alusel riigi seadusandluse paranduste tegemist. See olukord annab võimaluse riigiaparaadile panna toime massilise intellektuaalse kapitali varguse kodanikuühendustelt ja teadlastelt. Seega oleme kaugenemas õigusriigi põhimõtetest. See ohustab Eesti julgeolekut. Nõuame viivitamatut NATO julgeoleku laia käsitluse rakendamist ja selleks kõigi teiepoolsete meetmete rakendamist. Eesti praegune olukord. NATO laia käsitlusega tulenevaid nõudeid kütuste, toiduainetega omavarustusvõime tagamisel ei täideta ja rahastuskanalid eeltoodud probleemide lahendamiseks on välja arendamata. See ohustab juba Eesti julgeolekut. Nõuame ÜRO põlisrahvaste õiguste deklaratsioonis kehtestatud õiguste tagamist. Praegu ei toeta ülikoolide haridussüsteem praktilisi lahendusi kohalikes oludes tekkinud probleemide lahendamiseks. See ohustab juba Eesti julgeolekut. Nõuame genotsiidi vältimise ja karistamise konventsiooni viivitamatut rakendamist. Oludes, kus meie maapiirkondade koole, lasteaedu, raamatukogusid, kultuurimaju, poode, tuletõrjeüksusi pidevalt suletakse, langeb elukvaliteet külades ja maal. Olukord on jõudnud selleni, et paljud meie maapiirkondade lapsed on enda peredest kooli sulgemise tõttu eraldatud ja sunnitud elama internaatides. See on vastuvõetamatute elutingimuste peale surumine, mis põhjustab elu hävimist maapiirkondades. Sellise olukorra jätkumine Eestimaal ohustab Eesti rahva tulevikku ja julgeolekut. See on otsustusfestivalil osalenud inimeste ühine manifest Eesti rahvale.